ilus sügisilm ja oleme Antoniga tulnud siia Toomemäele, et uurida ühte toredat aparaati. Millega tegu on? Tegu on Pentaxi uue superzoomiga X5, mis on siis järeltulija X90-le loogilises numbrite järjestuses. Tegemist on hinna poolest ühe üpriski soodsa kaameraga superzoomi kohta. Aga selle hinna pakub ta siia sisse päris korraliku komplekti varustust. Mainisid siin zoomi selle kaamera puhul, et mille poolest ta siis eriline on? Zoomi on tal 26 korda. Seal teeb temast siis superzoom kaamera. On kaamerad, millel on rohkem zoomi, aga uurime seda, mis vajadus sellel olla võiks. Kui ma võtan selle kaamera ja sihin sinna torni peale ja zoomin sisse, mida ta teeb üpriski nobedalt, siis on meil nii palju suurendust. Siit mitu kvartalit eemalt ei mahu enam torn kaadrisse äragi. Ma pean natuke tagasi zoomima, et tervet torni saada. Nii et ma usun, et enamuste inimeste jaoks on 26 korras täiesti küll. Siit edasi tekivad juba päris mitmed komplikatsioonid, mis teevad pildistamise päris raskeks, nagu näha siin juba minu käevärin raputab seda pilti päris korralikult. Kas nii lõpusuumituna tuleb ikka terav pilt ka? See on veel üks asi, millest tahaks paar sõna öelda. Stabilisaator on tal kahe süsteemiga. Esiteks on tal sensori nihutamine stabilisaatoril ja teiseks, kui siit menüüst vaadata ja otsida üles stabilisaatori koht, siis on siin see sensori nihutamine, mis tähendab seda, et kui kaamera liigub, siis sensorit liigutatakse vastavalt niimoodi, et valgus jõuaks ikkagi sensoril samasse punkti hoolimata kaamera liikumisest, aga on valik ka Dual. Dual annab lisaks sensori nihutamisele sellise võtte, et kaamera teeb mitu pilti järjest. Kui ma võtan nüüd oma mikrofoni, panen siia juurde, siis on kuulda, kuidas katik käib vaikselt. Sain õigesti aru, et siis ühe vajutuse peale teeb mitu pilti korraga? Jaa, kui nüüd hoolega kuulata, siis käis pärast siin klõppadi. Kui ta korraks näitab seda viimast pilti, mis ta tegi, siis oli näha, et see oli udune, aga siis ta liidab need kõik kokku ja pilt tuleb ilma siis selle kaamera liikumisest tulenevate uduste joonteta. Kõik telliskivid ilusti oma koha peal. Kui ma olen Egiptuses kaamli otsas ja tahan nagu pilti teha, et õõtsun seal vaikselt, et siis ikkagi saan terava pildi lõppkokkuvõttes. Jaa, see pilt, mis ma nüüd tegin, kui nüüd vaatame seda infot, ta on tehtud 1/30 seriaajaga. Ja ütleme, et 2 aastat tagasi, kui sa oleks tahtnud selle zoomi ulatuse pealt siit niimoodi, et ainult 3 akent jäävad peale, teha 1/30 seriaajaga pilti, siis oleks sind pehmelt öeldes välja naertud. Zoomist oleme päris palju juba rääkinud, et oli veel midagi lisada? Zoomist ma tahan veel rääkida tema zoomi laiemast otsast. Sai räägitud, kui kaugelt saab pildistada, kui kitsaks see zoom läheb, aga ühtlasi on tema laiem zoomi näitaja, kui nii võib öelda, 22 mm ekvivalendina. Ja mis see nüüd tähendab, et mina poeletilt sa ütled mulle seal, siis ma ei saa sellest aru? Võtame näiteks selle kivist ilmakaarte sümboli, mis siin on. Ta on kuskil 3 meetrit pikk. Ma seisan siin täiesti selle otsa juures ja pildistan siit... Tõmba nüüd kõht sisse ja pildi peale. Õige. Ma pean ise ennast natuke koomal tõmbama. Kui ma siit pildistan, siis ma saan kogu selle tähe ilusti pildile ja ruumi jääb ülegi. Okay. Et see on kõige praktilisem, kõige kasulikum zoomi vahemik, mis hetkel üldse saada on. Tegu on ikkagi kompaktkaameraga, et aga miks ta siis siuke suur ja miks ta meenutab natuke nagu peegelkaamerat? Eks ta nagu tahab tõsine välja näha ühelt poolt, aga kõigepealt loomulikult zoom objektiiv vajab omajagu ruumi. Siin ümber on selline kummist ratas, mis küll ringi ei käi. Mingi funktsiooni ei ole. Moe pärast sinna pandud. Aga samas väga mugav on siit toetada. Ta on kummist, mis tähendab, et ta annab hea toe niimoodi toetades. Ja käepide, kuna siit on nagunii kaamera suur, siis saab teha suurema käepideme. Et kaamera istub käes väga mugavalt. Sa võib proovida enda väiksema käega, kuidas ta sulle istub. Õigus. Täitsa isegi kindaga hoiab käes kaamerat. Väga mugav. Selle käepidamise sees
on tal, ma lülitan ta hetkeks välja. On tal 4 2A patareid, igaüks omaette toru sees, nagu raketid šahtis. See on väga hea lahendus selle jaoks, et kui akud saavad tühjaks, saab suvalisest toidupoest ostab patareid ja töötab nende pealt edasi. Räägi natuke sellest ekraanist ka, et tundub päris suur olevat taga. Ja ta punnitab siit välja. Ta punnitab välja sellepärast, et ta on kallutatav. Teda saab kallutada nii palju alla ja nii palju ülesse. Ja selle funktsiooni eelis on siis? No, on väga palju pildistamise olukordi, kus ei saa kaamerat hoida näo ees. Näiteks kontserdil saab pildistada inimestelt üle pea. Et on mõeldud ka siis lühikestele inimestele. Lühikestele inimestele. Ja ka selle jaoks, et kui sa tahad näiteks madalalt midagi pildistada, et sa siis ei peaks ise häbisse jääma. Saad enda riidet säästa mudast. Kaamerat oled päris pikalt siin kiitnud ka, et on võib-olla mingeid omadusi, mis on vajaka jäänud? Vajaka, mitte päris. Eks ideaalis võiks mitmed asjad olla paremad, näiteks ta võiks käima minna ja välja lülitada, kohati natuke kiiremini. Ta on päris kobakas, mis on tänu sellele, et ta on superzoom. Ja näiteks ekraan on paks, sellepärast, et on mindud odavamate materjalide peale, aga samas ta on ehitatud tugevana. Et siis odav aparaat ikkagi? Ta on soodne aparaat hinna poolest. Aga see ongi see, et ei ole mitte midagi nagu äärmiselt halba selle pärast. Ta on tehtud odav materjal, aga samas on tehtud paksem, et oleks tugev. Kas sa ise ostaksid siukse enda õele näiteks? Kui mu õde annaks mulle 250 € ja ütleks, et ta tahab kaamerat, millel oleks võimalikult mitmekülgne zoom'i ulatus, siis oleks see põhiline valik. Väga hästi. Siinkohal vist võtamegi otsad kokku ja lähme teeme ühed ilusad pildid.